Tänapäevaks on kasvanud üles terve põlvkond noori, kes ei tea Eesti omariikluse hinda. Suvevormis noored, kes talutrepil oma emaga hüvasti jätsid ja Eesti iseseisvust kaitsma läksid, on ainult osa Eesti rahva kannatusse rohkest ajaloost. Need samad noored, kes tõenäoliselt kaotasid oma elu läbi nälja, külma või läbi kommunisti kuuli, on kahjuks ainult tilk verega täidetud peekrist. Kuid tookord oli Eesti homne eestlaste endi teha. Vabadussõja võit on üks helgemaid hetki Eesti ajaloos. Eestlaste jonnakus, sitkus ja uhkus oma rahvuse üle oli meie edu pandiks vabadussõja võitmisel. Kuid meie kui väikerahva iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav. Ma ütlen teile, mis on meie omariikluse hind. Meie sinimustvalge trikoloor. Kuid meie lipp ei ole tegelikult sinimustvalge. Meie lipp on läbi imbunud eestlaste higist, verest ja pisaratest. Meie lipp on läbi imbunud nende vaprate eestlaste verest, kes olid varmad vastu astuma maailma ühe kõige suurema armee vastu, ning ka nende vaprate eestlaste verest, kes pidid tapma Sinimägedes ja Tehumardil kahjuks 11. Meie lipp on läbi imbunud nende eestlaste higist, kes on teinud ennast salgavat tööd kahel iseseisvusperioodil, et Eesti elu edendada, ning ka nende eestlaste higist, kes tegid Sverdlovski ja Vorguta vangilaagris sunnitööd. Meie lipp on läbi imbunud nende eestlaste pisaratest, kes pidid lahkuma repressioonide hirmus oma kodumaalt, ning ka nende eestlaste pisaratest, kes pidid küüditamise ajal igavesti hüvasti jätma oma perekonnaliikmetega. Nüüdseks me oleme elanud juba 30 aastat vabas Eestis. Enam ei vala keegi verd, higi ega pisarid Eesti pärast. Kuid kas see on piisav vabandus unustamiseks? Lennart Meri on öelnud, viimane padrun eestlaste püssisalves on meie haridus. Ei ole vale, kui ütlen, et eestlased ongi maailma üks targimaid rahvaid. Kui tubli Eesti noor jõuab näiteks Eestis saadud haridusega Harvardisse, siis mida ta teeb? Ta saab oma diplomi kätte ning tal on tegelikult 2 valikut. Kas tulla tagasi Eestimaale, tulla tagasi riiki, kes pakkus talle tasuta haridust ning kes maksab pensioni tema vanemale, või võtab ta vastu tulusa tööpakkumise Ameerika maal ja ostab pangalaenuga 2-toalise korteri Manhattanisse. Kumma valiku kasuks teie otsustaksite? Ma vihkan lauset, kas sellist Eestit me tahtsimegi. Sest millist Eestit me oleme tahtnud? Kas me oleme tahtnud Eestit, kellel on palju liitlasi ja kelle kaitsevõime on parem kui kunagi varem? Kas me oleme tahtnud Eestit, kelle e-eduloos räägitakse kõikjal üle maailma? Kas me oleme tahtnud Eestit, kelle noor sugu on maailma üks targemaid? Need saavutused ja ka palju muudki on saavutatud nende kaasmaalaste poolt, kes on aru saanud, et meie homne on meie endi teha. Kuid millest mõtlevad tänapäeva noored? Nad oskavad mulle öelda peast kõikide ameeriklastest rassismi kuritegusid sooritanud politseinike nimed. Nad oskavad mulle äärmiste detailsusteni rääkida inimõiguste olukorrast Poolas ja Ungaris. Kuid kas nad on kordki vanema generatsiooni käes küsinud, kuidas nemad omal ajal elasid ja toime tulid? Kas Eesti noort huvitab see, et väga suur osa tema pensioniealise vanaema eakaaslastest elavad peost suhu? Kas teda huvitab see, et tema pensioniealise vanaema vanadekodu hooldajad elavad samuti peost suhu? Kas Eesti noor annaks oma pisikese panuse sellele, et toimetuleku piiril elav perekond saaks kas või 1 õhtuks rikkalikuma toidulaua kui muidu? See on küsimus suur. Eestis elab praegu Eesti Vabariigi 4. sünnipäeva eel 30 000 inimest allpool toimetuleku piiri. Toimetuleku piir aastal 2022 on 150 eurot ühe inimese kohta. Kas need inimesed peaksid saama hakkama? Teoreetiliselt see ei ole võimalik, aga võtta näpust, kui kuidagi moodi ei saa, siis kuidagi moodi saab ikka. Kui tihti mõeldakse sellele, et põhiharidusega lüpsja teenib Eestis rohkem kui magistrikraadiga õpetaja. Kui tihti mõeldakse sellele,
et kella tundev prügiautojuht teenib 2 korda rohkem kui magistrikraadiga õpetaja. On siililegi selge, et meie kalli kodumaa probleemid pole veel kaugeltki lahendatud. Kahjuks hakkavad noored aina enam unustama oma vabaduse hinda. See tendents teeb mind väga kurvaks. Sinimustvalgel trikolooril meeldiks palju rohkem olla lipuvardas kui kusagil kappi all. Vallavaestele meeldiks, kui muidu kitsi eestlane talle kas või 1 õhtuks toidulaua välja teeks. Ma pole kindel, kas me suudame iial kompenseerida koolipoiste vere, patriootide higi ja lahutatud perekondade pisarad. Küll aga me võime tänu nende saavutatud vabale Eestile anda oma panuse kodumaa lootusrikka ja helge tuleviku ehitamisel. Sild nooremate ja elukogenumate vahel on väga oluline. Me oleme oma tulevikku ehitades samaaegselt sillaehitajad. Üks kaar toetub nendele mälestustele ja kogemustele sügavast nõukaajast. Teisele kaldale toetub teine kaar, kus tegutsevad noored. Aga jõgi, mis lahutab neid 2 põlvkonda, ei tohi mitte lahutada kogemusi. Meie homne on meie endi teha. Eestlaste tulevik on eestlaste endi teha. Eesti tulevik on helge nii kaua, kuni on alles noored, kes mäletavad vabaduse hinda ja teavad, kui õrn asi see vabadus ikkagi on. Meie lapsed väärivad elu vabas Eestis. Me peaksime juba praegu pakilistele probleemidele lahendusi otsima, et jätta meie lastele võimalikult terve Eesti. Meid on küll vähe, kuid ühtsena on iga ületamatu probleem ületatav. Aitäh!